Tere! Me ei ole ikka väga ammu kohtunud ja seda sellepärast, et viimastel kuudel olen ma tegelenud peaasjalikult oma põhitööga, õpetanud sõdureid, teinud telesaateid, raadiosaateid ja linnakorteris ei ole remonditöid ju väga palju vaja teha olnud. Aga nüüd on juhtunud selline asi, et minu üks väga hea sõber on hakanud tegelema sellise asjaga nagu mikrotsement ja ma olen päris palju lugenud erinevatest foorumitest, ehitus-sisustusfoorumitest, kus inimesed küsivad, et kuidas oleks hea värskendada oma köögi, vainituba ja väga palju on soovitatud mikrotsementi. Täna tuleb külla mu hea sõber kaasas mikrotsement. Ma ei ole sellega kunagi varem kokku puutunud, aga ma tahan seda proovida ja ma olen lubanud lahkelt, et ta võib seda katsetada minu köögis. Mu köögis on selline asi, et see töötasapind on umbes peaaegu 20 aastat vana, aga väga hästi vastu pidanud. Siiski ta lihtsalt ei ole nagu disainilt või värvikammalt see, mida ma enam nagu tahaks. Ja see köögi tasapinna tagune sein, ma hiljuti värvisin üle oma WC, jäi värvi üle, värvisin ka selle tasapinna üle. Ja see nüüd läheb kõik mikrotsemendi alla. Ma saan täna aru, et selle tegemiseks kulub isegi mõned päevad, sest kuivamisprotsessid on sellel väga olulised. Vaatame, mis välja tuleb. Väga põnev. Ja protsessi alustame me sellega, et kõigepealt me eemaldame siit kapi pinnalt kõik asjad. Ehk siis segistid, kraanikausid, pliidid. Nüüd oleme jõudnud siis nii kaugele, et kõik need asjad, mis on siis siin tasapindadel olnud, ehk et kraanikaus, pliit, mina võtsin ka kubu ära, sest ma plaanin siia uue osta, on eemaldatud ja järgmise sammuna tuleb kõik need pinnad ära puhastada, et siia hakkame kandma siis mikrotsementi ja kui te perenaised arvate, et te olete väga hoolikad ja teie köögi tasapind on väga puhas, siis tegelikkuses see ikka päris nii ei ole, et seda rasva on ja jääb ja see tuleb ära eemaldada ja meie teeme veel niimoodi, et me tegelikult karestame ehk et lihvime need pinnad enne, kui me kanname siia siis praimi. Seekord on nüüd asi niimoodi, et ega ma ise väga ei tee midagi. Mul on inimesed, kes teevad. Praeguseks hetkeks on siis kõik need pinnad ilusti puhastatud, veidi lihvitud, karestatud ja järgmine samm on kasutada siis primerit ehk nakke parandajat. Ja milline rõõmusõnum, me oleme siis primeriga ka selle nüüd kõik üle teinud, jube kähku käis, üldse mingit vaeva ei ole, see primer ei lõhna mitte kuidagi, mingit ohtu ei ole, et nagu süda läks pahaks või on paha. Ja see on nüüd tehtud ja see jääb kuivama paariks tunniks. Me oleme nüüd oma töödega jõudnud täpselt nii kaugele, et algab kõige põnevam osa selle juures ehk et siis tsemendi peale kandmine. Aga selleks on vaja teada palju asju. Punkt 1. Mikrotsementi kulub 1 ruutmeetri peale umbes 1 kilogramm sellist valmismassi ja valmismassis on siis siduvaine, 1 osa siduvainet. Siis on see tsemendipulber, mida kulub 3–3,5 osa ja värvipigment. Ja värvipigmenti saate siis segada niiviisi, et värvikaardi järgi, millist tooni soovite. Mina olen valinud sellise heledamapoolse halli ja see läheb siis nende asjade hulka. Ja kõiki neid tooteid saate ettevõttest Coolcover. Lihtsalt guugeldage. Peab nüüd 3 minutit seisma ja siis segate selle uuesti läbi. No, naiste maailmas nagu pannkoogi taigen, eks ju. Et jätad korraks seisma, et jahu jõuaks paisuda ja siis segad uuesti läbi.
kui te oma elus pahteldanud olete, siis see on täpselt selline töö. Esimene kiht on peal, kuivamisaeg on nüüd 3-4 tundi. Umbes 4 tundi kuivanud, natuke peale ja nüüd läheb lihvimiseks. Teise kihi jaoks, nagu esimesel korralgi, siduv ainet 1 kilogramm. Järgmisena siis pigment ja meie arvestuste kohaselt siis selle köögi tegemiseks 6 grammi. Ja lõpetuseks siis veel siia segusse mikrotsemendi pulber, seda läheb 3,5 kilogrammi. Ja nüüd see kõik uuesti kokku segada. Väidetavalt on teist kihti jumala hea peale panna ja sellepärast mind siia ligi enam ei lastagi. Ja see jääb nüüd kuivama 4-6 tunniks. Vaata kui meestel saavad akud tühjaks, siis tuleb naine oma tööriistakotiga. 1 aku, teine aku. Vaatame, kas täis ka on. Jumala täis. See on täiesti julm, aga ma ütlen teile, et see on oluliselt parem kui kipsitolm. Kihti pinnaviimistlusainet on nüüd peal ja ongi jäänud ainult nurgad ära silikoonida ja kodumasinad tagasi. Kõik valmis ja tulemus on selline, et kui ma protsessi käigus veel arvasin, et ma kahetsen oma otsust, siis täna enam kindlasti mitte. Ta on ilus, ta on nagu soe ja ta on käe all katsudes väga mõnus materjal ning oluliselt lihtsam paigaldada, kui hakata vahetama välja plaati. Seda jah, kasutatakse rohkem küll vannitubades mikrotsementi, sellistes niisketes ruumides, aga ma luban teile, et ühel hetkel võtan ma ette ka vannitoa ehk siis suuremad pinnad ja vaatame, kuidas see välja tuleb. Uskuge mind, te saate sellega kodus ise täiesti hakkama. Kui ei julge, kutsuge spetsialistid, aga üldiselt saab.